vaieldamatult Eestimaa parim koht sellise suure rahva kokkutoomiseks ja liikumisharrastuse korraldamiseks. Algselt oli küll meil kavandatud see üritus Jõulumäel, aga kuna registreerus nii palju osavõtjaid, siis me tulime järeldusele, et Otepää on parim. On siis 30 riiki praegu kirja pannud. Palju te üldse ootate neid? Tegelikult öeldakse, et ega selle arvuga saa spekuleerida. Kui ma praegu ütlen 30, tuleb 29, te näete, tervisesportlases liikmesmaras juhid natuke vassivad. Ütleme 30 sellepärast, et 30 tuleb kindlasti. Eksootilised riigid on nagu Brasiilia, Mongoolia, rääkimata Hiinast, Jaapanist, Austraaliast. Euroopas tuleb vähemalt pea 20 riiki. Ma intervjuu alguses ütlesin, et inimesed seal jooksevad, ujuvad, kõnnivad. Kui head on nüüd Otepää rajad, kus kõike seda saab teha? No Otepää rajad on vaieldamatult maailma tasemel. Eriti viimastel aastatel on tehtud seal palju tööd selleks, et liikumisradasid uuendada, asfalteerida jalgrattateed, asfalteerida kõnniteed. Nii et selles suhtes küll me ei karda ja jäbene. Ilmselt on see üks paremaid olümpiaadi läbiviimise kohtasid üldse. Aga kas need distantsid on sellise mõnusa pikkusega, et need ei ole liialt lühikesed, et inimesed ei pea ühte ringi mitu korda läbima, vaid saavad ikka mõnusalt ja pikalt kohe kõndida, ujuda või siis joosta? Tähendab, käimine, kõige levinum ala, ütleme ka kepikõnd viimasel ajal, sest ega see, kas inimene läheb koos keppidega ilma, iga üks valib. Rajad algavad 6 kilomeetrist ja kõige pikem rada on 42 kilomeetrit maraton. Sest ega see liiklusharrastaja, see on ka inimene, kellel 6-10 kilomeetrit mõndele pole mitte midagi nuusata. 42 kilomeetrit on paras ja meil on selleks valitud head rajad. Alustame iga Pühajärve spa keskusest ja teeme ringi Kekkose raja peal, lähme alla sinna välja, ringini välja ja tuleme pärast Sihva kaudu tagasi ja kõik rajad, väike Mullamäe rada, ümber Pühajärve rada, Tehvanti rollerada, no need on fantastilised rajad ja ma usun, et meil ei ole mitte midagi häbeneda. Eestimaal on mida näidata. Eesti korraldab seda olümpiaadi esimest korda, kui palju te näiteks suhtlete teiste riikidega, kes varem on seda olümpiaadi korraldanud, et natukenegi saada mingisugust sellist head informatsiooni, et kuidas edukalt võistlusi läbi viia? No Reinul on siin suured kogemused, ta on käinud vist 5 või 6 olümpiaadil, nii et sul on isiklikud kogemused. No tähendab jah, et alates 92 oleme selle käimise juures olnud ja 95, nagu ma ütlesin, olümpiaadile käidud. Nüüd tuleb jah, juba mitmes. Aga meil on olemas pea kõigi maadega head sidemed ja mitte keegi ei saa öelda meile, et eestlased ei ole liikumisharrastuses, nagu öeldakse, tahaplaanil. Meil on olemas teatud kogemused ja kui vaadata kõik need, võrrelda teiste maailma nurkadega neid asju, siis me oleme kindlad selles, et 10. olümpiaad Otepääl väärib seda, et see antud on eestlastele. Te ennist ütlesite, et Eesti delegatsiooni suurus on olnud nii umbkaudu 300 inimest, eks ju? Et kui suur hulk inimesi see nüüd on, ütleme, võrreldes teiste riikidega, et me tavaliselt, kui me räägime spordivõistlustest, siis meie meeskonnad on sellised, väiksemarvulised. No ilmselt see hulk on kuskil 1/10 kõigist osavõtjatest, sest ka väljamaal on praegu osavõtjaid olnud nii 3,5–4 tuhande juures. Nii et see on hea näitaja. Kes on need inimesed muidu, kes sellisel tervise spordi olümpiaadil osalevad? Need on tublid Eesti inimesed. Teate, keskmine vanus on kuskil 55-60, kuid on ka nooremaid. Eestlastes hulgas on nooremaid inimesi suhteliselt palju. Välismaal on rohkem nagu üle keskea inimesed. Ja kes seal on? Seal on arstid, seal on mitmesugust ametiga töölised, seal on vanad sporditegelased, spordiveteranid. Ühesõnaga inimesed kõik, kes tunnevad, et liikumine on tema tervisele kasulik ja tänu sellele elavad kauem kui teised samavõrdsed inimesed. See on tõesti. Vaadake, kui palju inimesi praegu liigub keppidega, kui palju liigub. Arv on fantastiline ja selleks on antud hea tõuge ja seda tuleb jätkata. Kui aktiivselt näiteks teie liigute, kui mitu tundi päevast te loodusesse lähete ja midagi sportlikku teete? Kui läheks sellest teemast kiiremini üle? Noh, jah, samad sõnad, aga ma võin öelda, et on liigutud ka, aga võiks rohkem. Aga kui vaadata nüüd neid tegevusalasid, mis olümpiaadil on, siis mis teile endale kõige enam imponeerivad?
No tegevusalasid eriti palju ei ole, nagu siin jutt oli, on käimine, jooks, ujumine ja jalgrattasõit. Ma arvan, päris huvitav tuleb jalgrattasõit, sest see on parasjagu pikk, 50 kilomeetrit ja teed on seal ümbruses väga head, nii et me loodame, et sinna tuleb väga arvukad osavõtjad. No mina arvan seda, et Reijo ütles muidugi õieti, rattasõit, aga kuna ma olen selle käimise juures alguses peale olnud, siis tehmati rada, see rolleri rada, see paneb välismaalased ikka vaatama, et nad mitte ei ole kõvad käijad, nad oskavad ka radu leida. Muidu see pole käijate leitud, aga me seal käime ja muidugi ka maraton, eks maraton näitab, kui ka 1000 inimest läheb rajale ja noh, see on mõnus. See on mõnus läbi käia ja vaadata, mina isegi ei käida läbi, see on loomulik, mul on org töö seal. Aga kõik, isegi ujumine, jooksmine. Kui rääkida nüüd Eesti spordiseltsist Kalev, siis on paika pandud ka sellised tegevussuunad aastast 2007 kuni vist 2013, et mis need tegevusvaldkonnad on, mida nüüd spordiselts Kalev tahab edasi arendada? No Kalevil on õige mitu tegevusvaldkonda. Kõigepealt on noortetöö, meil on 10 spordikooli, juurde tuleb 2 spordikooli lähitulevikus. Ja eks põhiline tegevus ongi liikumisharrastusega seotud üritused. Alles andsime stardi sellisele liikumisharrastuse üritusele nagu Käime koos. Siin on meil Eesti mobiiltelefoniga ühine projekt Tervisekõnd Käime koos, mis koosneb 30 eri üritusest ja ma usun, et see toob sel aastal ikka mitmeid tuhandeid meiega käima koos. Kas on veel võimalus, mõningatel inimestel registreeruda sellele olümpiaadile, et kui nüüd inimesed vaatavad meie intervjuud ja tunnevad, et tegelikult minus on ka nii palju vaimu, et ma suudaksin mingisuguse maratoni distantsi läbida ja endast parim anda, et saab kuidagi veel registreeruda või? Aga loomulikult, seda ma võin avaldada, et praegu on umbes 700 eestlast juba avaldanud. Nad on klubide kaupa, on ka üksikud inimesi, kuid igaüks on teretulnud. No minu arust on praegu võimalik näidata ja õppida, mismoodi liikuda ja elada. Arvame seda, et eestlastele on see avatud ka isegi stardieelsete päevadel juba, aga me tahaksime, kuna võistlejad võib tulla või osalejad võib tulla kuskil üle 3000, siis et asjad ilusti kõik jõuda, mahtuda ajakavasse ja välja anda need olümpiapassid, et me tahaksime nii, et ikka jah, et kuskil juunikuuga enam-vähem need registreerimised lõpetada. Kes hiljaks jääb, saame ka hakkama. Eesti suvi ei hiilga reeglina oma ilma poolest, et vihma ju tuleb päris tihti, et mis nüüd saab, kui 12. kuni 15. juulini on sellised paduvihmalaadsed ilmad. Kas te olete sellele ka mõelnud? No ma usun, et liikumisharrastajad ja käijad on nii karastunud rahvas, et kui just paduvihm on, siis tekib probleeme. Aga kui on veidikene halvem ilm, siis see küll ei takista selle ürituse läbiviimist. Arvan seda, et ilmaga oleme kokku leppinud, ilm tuleb ilus. Ma ei usugi, et halb ilm on, sest juulikuuses tavaliselt, ja kui ongi natuke allem, meid see ei häiri. Väga tore. Kust veel saab natukene täpsemat informatsiooni selle ajakava kohta ja natukene kas või passi hindadega kurssi viia? No informatsiooni peaks saama õige mitmed. Meil on väga palju trükiseid ja meil koduleheküljel on täielik informatsioon selle kohta, mis toimub, millal toimub ja millistel tingimustel toimub. Teisi lehel. Ja siin on ka maskott, kollane karu, et... No, ta on ainus karu, mis on nagu maskotiks, see on Otepää, sellest on tulnud see karu ja ülejäänud elusugulased on ta kõik loodusest, nii et tema on ainus maskott karuna veel. Väga tore, mehed, ma soovin teile siis palju edu ja et see korralduslik pool hästi kulgeks ning et siis Eestis selline tervisespordi harrastus ikka kõrgel oleks. Täname. Lähme edasi kööki.